videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi stuudios, pidustused jätkuvad, no nagu katku ajal kombeks, lähemalt lugege ise Decameronis, kui see teose nimi teile midagi ütleb, ma usun, et ütleb küll. Olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot tema kõikides tegevustes. Me püsime pinnal koos teiega, raske on, aga tuleb hakkama saada, sest ükski pühakiri ka ei väida, et Nõmme raadiol peab kerge olema. Ei, sellist asja ilmas juba ei juhtu. Täna on stuudios, nagu me aimata võime, ei keegi muu kui herr Igor Gräzin. Ja millest alustada, jumal hoiad? Maailma majandus, nafta business, tankerid siin, seal ajavad tossu välja, kui kuradid rohelised vait nagu nunnad saunas. Ja mida ma tõdema pean, seal, kus mina tangin, oli diisel küll üsna mõistliku hinnaga võrreldes viimase aja tavahindadega. Igor, mis toimub maailma naftaturul näiteks, kus need tankerid tšuh sõidavad? No ma tuletan meelde, et kui me räägime praegustest hindadest, mis on kuskil 1,40, 1,60 vahepeal ühes või teises kombinatsioonis, on olnud kuskil ka aeg, kus bensiin on maksnud 2,05 ja isegi 2,10. Nii et põhimõtteliselt ikkagi langus on olnud, hinnalangus on ikka väga suur. Aga enne seda, kui me, muide igaks juhuks ma hoiatan, et majandusasjad on tavaliselt igavad. Ja sellepärast me majandusasjadest liiga pikalt ei räägi ja kasutame nii vähe numbreid kui võimalik. Aga üks osa majandusest on ka see, mida meie toetajad Nõmme raadiole annavad. Aga üks väike probleem on olnud, ma olen ise jälginud seda ja ma tean, et teised, ma lihtsalt tuletan meelde, et Nõmme raadiol on olemas oma pangakonto, pangakontol on olemas number, mis algab 2 E-tähega ja läheb edasi. Et need, kes tõepoolest meid toetada tahavad, et siis pidage meeles, et see EE ja Nõmme raadio konto number, see jookseb päris all, ekraani all servas ja tegelikult see riba on nagu selgelt näha, eriti just selle saate lõpus. Nii et kõik need, kes mõtlevad, kuidas aidata, oodake ära saate lõpp, vaadake alt seda riba ja seal on siis ka see panganumber antud. Ühtlasi nii nagu me alustame alati meie saadet, me pühendame seda mingil määral ja soovime edu Eesti teatrile, sealhulgas Elmo Nüganenile, kes on juba tervisega oluliselt paremas seisus ja tuletame meelde tema hiilge rolli ja lavastust Vugala Viljandi teatris Armastus 3 apelsini vastu ja olgu see siis need 3 apelsini, kuidas nüüd öelda, meie kompliment Eesti teatrile, nagu see tänase seisuga on. Kuigi ega selle teatriga veel enne, kui me majanduse juurde lähme, on ikkagi hirmus palju ka sellist väga abstraktset kunsti, mida tavaliselt inimene ei pruugi alati arugi saada, mis seal mõeldud on ja nii edasi, las ta siis olla. Aga ma nagu hakkan mõtlema mõnikord, et kui palju on neid teatreid Eestis, kes oleksid, see on tegelikult Hans Hašluige üks lause, see lavastus oli 99. Uubu oli selle lavastuse nimi ja jälle nii abstraktne, et nagu ei saa aru ja ma mäletan, et me pikutasime külje peal, külitsi muru peal ja ajasime Hans Hašluigega juttu Eesti teatrist ja Luik ütles umbes sellise lause, et huvitav, kas Eestist oleks praegu võimalik üles leida 5 näitlejad, kes mängiksid ära näiteks Säärase mulgi või Kosilased mulgimaalt või Pliuhkami kapsapead ja sellised asjad, nii nagu asjad tegelikult on. Eestis on praegu tekkinud uus teater, mis on selles mõttes nagu vastab, ütleme, realismi kaanonitele, kus ei pea otsima tingivad 2., 3., 4. või 5. alahoovust ja kihti. On Keller teater, kes on leidnud endale niši, kriminaalteater, tähendab seal, kus aetakse mõrtsukaid taga ja kes on mõrvatud ja kes ei ole mõrvatud. Ja vaata, krimkat ei saa mängida väga abstraktselt.
krimkat tuleb mängida, noh, politseinik peab olema politseinik, mõrtsukas peab olema mõrtsukas ja ohver peab olema ohver, noh, nii nagu need asjad siis ka tegelikult on. Aga no läheme tagasi, jah, see 3 apelsini, arvas 3 apelsini ja nii edasi, aga no okei, majandus. Majandusega juhtus nüüd eelmisel nädalal niisugune asi, et Ameerika ja Trump pani sanktsiooni alla 3 olulist Vene naftatootjat firmat. Esimene neist on Rosneft. Rosneft, kes toodab 40% kõigist Vene naftast. Teine on Lukoil, mis oli muide mingil ajal ka Eestis olemas, 15%. Ja 3. Surgutneftegas, 10%. Surgutneftegassis, siin on nagu väike siuke Eesti seos seotud sellega, et Surgutneftigas oli üks asutus või üks firma, kus töötas ka üks Eesti üliõpilaste ehitusmalevarühm EÜE, sellises Siberi linnakeses nagu Nižnevartovsk ja mida me seal tegime, et tegelikult see oli üldsegi mitte väga naftaga seotud asi. Selles Nižnevartovskis, mis tegelikult asub ju keset soid, nagu üldse loode Siberis, kus naftat puuritakse ja nüüd keset soid on siis tehtud linnakene, kus oli seal 10-20 000 elanikku tol ajal, ma mõtlen, see oli aeg, kui võis olla kuskil 73-74 ja üks asi, mida siis Eesti üliõpilaste ehitusmalevarühm seal tegi, valas betooni kõnniteede jaoks. Õieti noh, konkreetselt seal oli jutt tuli lasteaiast, mida ehitati sinna ja nii edasi, nii et niisugune noh, tavaline kommunaalne asi, aga see vähemalt seisis ja asus kogu selle nafta, noh, ütleme selle kõige keskel. Ja ma võin lihtsalt oma vanadest mälestustest öelda, et sealt nafta kätte saamine oli juba tol ajal kole hirmus ja on nüüd veelgi hirmsam. Sellepärast, et kõik need naftaseadmed ja värgid ja nii edasi ja kõigi selle tassimine sinna keset soid, no suures osas tehti seda helikopteritega, kui neid torusid sinna veeti ja nii edasi. Aga noh, see oli igal juhul väga raske probleem. No kuidas ka ei oleks, aga Surgutneftegas läks siis nüüd ka õhtale, seega läks 10%. Ja kui nüüd rehkendada, et nafta ja gaasi eksport kujutab endast Venemaa jaoks, noh, kuskil kah oma 60-65% kogu eelarve laekumisest, siis kui me nüüd paneme juurde, et läks 40% ära, 15% ära ja 10% ära, no siis ikkagi olukord on Venemaa jaoks ikkagi üüratult kehva. Seda ei ole praegu veel võib-olla näha, sest see sanktsioonid, need keerati sinna peale kuskil 1,5-2 nädalat tagasi. See on siis põhimõtteliselt oktoobri esimesel poolel. Nii et sinna läheb aega veel natukene enne, kui see asi tegelikult hakkab ennast tunda andma. Siin oli veel üks huvitav nüanss oli see, et parasjagu esines Putin seal sõjaväelastele ja kellele iganes üldse Venemaa praegusest olukorrast ja mis sellest kõigest edasi saab. Ja et see ei oma mingit tähtsust ja see tühi, et see ei anna ennast kuidagi tunda ja nii edasi. Ja nüüd siis Trump ütles sellele omakorda vastuseks ühel oma pressikonverentsi, et jumal tänatud, et Putin niimoodi räägib. Kõige vähem, mida meie ameeriklased tahame, on see, et Putin läheks marru ja hakkaks ähvardama seal oma tuumapommide ja tont teab mine. Aga kui ütleb sellest, et meil on see laias laastus pohhui, mis on väga hea, kui on pohhui, las olla. Et tubli, et ta nii rahulikult võtab, sest ega Vene majandus sellepärast paremaks ei lähe. Ja ega need tagajärjed, mis nüüd sanktsioonidel on, väiksemaks ei jää. Nii et issand abiga seni ajani, kuni Putin räägib, et see kõik üldse ei mõika, jumal tänatud, üks probleem, me ei pea mõtlema selle peale, mida Putin nüüd Ameerikaga tegema hakkab. Midagi ei hakka tegema, sellepärast ta nii ütles. Nüüd, mis üldse puudutab natukene seda lugu, et mida hakkab naftaga juhtuma üldse kogu maailmas ja võib-olla kõige tähtsamalt Ameerika Ühendriikides, siis siin on jällegi tähendab see värk, et Texases, kust naftat põhiliselt puuritakse, Oklahomas, mäletavasti on ju olemas muusikalgi olemas Oklahoma, nii nagu ta on.
sealt siis ikkagi vajalik nafta tuleb, aga no kõige olulisem on kõige suurem naftamaardla ja naftahoidla on Venezuela. Venezuela on selline väike riigikene seal Ladina-Ameerikas või sellises seal keskel. Venezuela naftavarud on suuremad kui Saudi Araabial. Venezuela on maailma kõige suuremate naftareservidega riik üleüldse. No põhiprobleem muidugi on see, et Venezuelas ei ole hea riigikord. Veel mingil ajal oli väga selline revolutsiooniline ja paha ja diktaator oli Hugo Chavez, keda nüüd enam siis ei ole, kes võeti maha. Ja praegune diktaator pole palju parem, on Nicolas Maduro. Maduro erinevalt Chavezist ei ole mudaloll ja ta saab väga hästi aru, et ta peab Ameerikaga kuidagi läbi saama ja omast kohast Trump saab väga hästi aru, et see, mis Venezuelas poliitiliselt toimub, ei ole ka nagu tema asi. Ehk teiste sõnadega, ütleme see läbirääkimiste või jutuajamiste värav Maduro ja Trumpi vahel uks on lahti. Ja Ameerika sõjaväelastik on ka kohal, nii et kõik on tegelikult päris hästi. Täiesti selge on see, et nad kumbki ei ole ju oinapead, ei Trump ega Maduro ja küllap nad lepivad kuidagi omavahel kokku, sest tegelikult ma ütlen, Trump ütleb, elagu nad nii nagu nad tahavad. Maduro ütleb seniajani, kuni sa meile päris sisse ei sõida, on meie nafta sinu käsutuses olemas, nii et seal peaks kõik asjad tegelikult ära klaarima ja kui arvestada neid mahtusid, mis seal on, siis üks Putini ees või taga ei oma nagu väga suurt tähtsust. Nüüd üks asi, mis mulle näiteks Trumpi juures meeldis, oli see, et Trumpi käest ajakirjanikud küsisid, et miks sa varem ei rakendanud sanktsioone Venemaa suhtes ja miks sa rakendad neid praegu, et võib-olla oleks andnud veel natuke oodata, et mis on see põhjus, miks sa rakendasid sanktsioone just praegu. Ja Trump andis poliitiliselt geniaalse, suurepärase hiilgava vastuse. Me rakendasime neid sanktsioone praegu, sellepärast, et praegu on sanktsioonideks õige aeg. Ja sellega on tegelikult teema ennast täiesti ammendanud ja ei ole enam vaja midagi seal susida, uurida või nii, et siis sellega läks nüüd nii hästi. Siin muidugi on olemas üks konks muidugi veel, et Vene nafta puurtornid hakkavad vanaks jääma. Nad on tegelikult üles võtnud see, mis ma rääkisin 73-74, seal pandi puurtorne üles või neid pumpasid, need suured toonekuremoodi, need asjad, mis niimoodi käivad. 73 pandi üles, eks ole, nüüd meil on siis ilusti 50 aastat sellest mööda läinud, midagi pumpab, midagi ei pumpa, aga nüüd väga oluline point on see, et sanktsioonide all on ka naftapuurimisseadmed. Ehk teiste sõnadega see pumpamine iseenesest esiteks, et teda pole kellelegi pumbata ja ta ei lähe kuskile, kuna sanktsioonid on kehtestatud. Aga probleem on selleks, et ei ole ka neid seadmeid. Need pumpamisseadmed tulevad tegelikult 3/4 tuleb Ameerika Ühendriikidest. Tähendab, võiks tulla, tegelikult ei ole tulnud. Ja teine ots tuleb Saksamaalt. Saksamaa üks kõige tähtsamaid ekspordiartikleid on need suure läbimõõduga torud, mida Venemaa ei ole õppinud kunagi tegema, ei Nõukogude ajal ega midagi ja tegelikult ütleme ka veel Nõukogude Liidu ja Saksa Föderaalvabariigi vahelised poliitilis-majanduslikud suhted baseerusid suures osas selles, et Venemaa pumpas siis oma naftat Saksamaale ja eks ole, siin on see Ust-Luga ja Nord Stream ja mis iganes. Ja need vastutasuks saatsid siia
Nõukogude Liitu, siis jämedaid torusid. Ma ei ole muidu kunagi sellest päris aru saanud, milles seal see probleem on, aga ju on ikka mingisugune probleem olemas, sellepärast, et jämedad torud olid midagi, mida Nõukogude Liidul oli vaja, aga mida ta ei olnud võimeline tootma, ega midagi. Aga nüüd on siis niimoodi, et nüüd, kus kogu see naftavärgindus hakkab lihtsalt elementaarselt ära kuluma. Üks lugu, millest seal omaette näiteks, sellest on nüüd omaette ühes nafta teemalises ajakirjas juttu. Puud on tihendid, mis pumbale teatavasti vaja on. Need, kellel on jalgrattapump olnud ja need teavad ju, et eks ole, see, kui sa pumpad, siis väga tähtis on see väikese ümari kummitihend, mis on selle asja otsas, mis surub seda õhku sinna alla. Tuleb välja, et venelased ei oska tihendid teha. Tihendid on sellised, mis lasevad läbi ja järelikult ka see pumpamine enam ei tööta. Nii et ühesõnaga kogu see nafta asjandus, millest me oleme kuulnud nii ja naa siit ja sealt, kogu see nafta asjandus hakkab kergelt minema nagu vastu taevast. Et esiteks ei luba. Ja siis veel, millest me ei ole siin rääkinud, aga et küsimus ei ole mitte ainult sanktsioonides Venemaa vastu, on olemas veel selline mõiste nagu teisesed ehk kolmanda astme sanktsioonid. See tähendab seda, et ameeriklased karistavad ka neid riike ja neid firmasid, kes nimetatud naftat ja gaasi ostavad. Ehk teiste sõnadega, kui nüüd meil on olemas Rosneft, suur firma, läände ta müüa ei saa, kõik sanktsioonid on sinna peale pandud, aga kui ta nüüd hakkab müüma läbi kellegi teise, kolmanda, neljanda, siis ka need läbi kelle ta müüb, lähevad Ameerika sanktsioonide alla. Võib-olla kõige tähtsam näide selle kohta on India. India on siiski inimarvult ja nii edasi maailma suurim riik ja oli hirmus suur Vene nafta ostja ja nii edasi, aga nüüd on seis selline, et niipea kui India midagi Venemaalt naftalaadset ostab, on sanktsioonide all ka India ise. Ehk teiste sõnadega kõik need India tooted, ükskõik masinad või ükskõik mis asjad, mis kasutavad energeetiliselt kasutavad seda Vene Rosnefti või Surgutnefti gaasi või midagi sellist, need lähevad siis sanktsioonide alla. Ehk neid seadmeid ja asju, mida India toodab, neid ka ei tohi osta mitte keegi, kes ei taha langeda Ameerika sanktsioonide alla. Nii et see on üks igavesti siuke vinge värk ja seda tasus muidugi telekast ka vaadata, kui Trumpi käest küsiti, et Putin ütleb, et see on kõik köki-möki ja küll me saame ja nii edasi, siis seda Trumpi nägu tasus vaadata. Ma ei ütleks, et ta naeris laginal, aga tema naeratus ja tema see oli igal juhul väga tähelepanuväärne, et teda mind väga rahuldab, kui Putin leiab, et see kõik on hästi. Nüüd veel võib-olla paar asja siia juurde. On selline mõiste nagu inflatsioon ehk tähendab raha läheb odavamaks. Praegu on Ameerika dollar maksab Vene turul 80 rubla. Ta on omal ajal maksnud 90 ja 100 ja praegused ühesõnaga tähtsamad rehkendajad, sealhulgas Silvanov, tähtis majandusteadlane seal Venemaal, üldiselt ennustavad, et see pull lõpeb sellega, et aasta lõpuks on ta 1,85, 1,90 ja uuest aastast läheb võib-olla üle 100 tagasi. Ehk siis teiste sõnadega rubla muutub rahvusvahelise turu suhtes odavamaks, mis tegelikult tekitab selle võimaluse, et venelased suudavad rohkem osta, sellepärast et seda odavat rubla on palju. Aga teisest küljest see on jällegi see odav rubla, millega venelased ei saa enam üldse midagi osta. Tähendab kogused, suurtootmised ja värgid ja nii edasi, sellepärast, et see nende käsutuses olev rubla, hea küll, võtame selle sama näite, mingisugune traktoritehas oletame või midagi. Traktoritehas rublades
on täiesti ostetav, sellepärast, et rublad on odavad ja rublasid on palju. Aga kuna see traktori tehas vajab mingisuguseid traktori osi minu pärast, kumme, soomuke, soomuseid või roomikuid või mida iganes, siis see traktori tehas ei saa seda osta, sellepärast, et tal on küll rublad olemas, mis ta on Vene talumehe käest saanud. Aga nende rublade eest ei ole võimalik mitte midagi osta, sellepärast see rubla on ise äärmiselt odav. Ja see toob kaasa nüüd muidugi järgmise probleemi, mis on Venemaal olnud ja läheb siis veel hullemaks. Toiduained lähevad kalliks, sellepärast, et kui ei ole võimalik toota normaalse kvaliteediga, normaalse hinnaga põllumajandustehnikat, olgu seal siis kombainiatraktorid või midagi, siis ei ole võimalik ka odava hinnaga või venelase jaoks mõistliku hinnaga osta neid samu toiduaineid, mida kasutatakse selleks, et neid traktorid omakorda toota. Nii et ega see inflatsioon on ka nii, nagu ta on. Ja ma ei tea, keda siin ütleme Vene majandusteadlastest nimetada, eks neid ole mitmeid, aga ütleme sellised Vene majandusteadlased, kes juba vaikselt prognoosivad Venemaa kokkukukkumist ja mida iganes, et miks, et kogu aeg on ju mingid sanktsioonid olnud, kogu aeg on see olnud teine kord, et miks siis Venemaa peaks nagu kokku kukkuma või Vene majandus. Ja see nüüd on niisugune natuke keerulisem teooria, ma arvan, et see meie jaoks läheb vast natuke hakkab üle mõistuse käima, aga seda on nüüd ütleme viimastel aegadel on juttu olnud sellest, et kui Venemaa kokku kukub, siis selle kokkukukkumise põhiliseks põhjuseks võibki olla inflatsioon. Et kõik need ülejäänud majandusnäitajad on, olgu nad, mis nad on, aga inflatsioon on see, mis kukutab. Inflatsioon on nimelt niisugune asi, et see jookseb ka tegelikult eelarvesse sisse. Eelarve jällegi, me räägime tasakaalust ja nii edasi, et kas Eestis on tasakaalus ja mitte. Eelarve tasakaalul on nimelt see ebameeldiv omadus või see, et tegelikult siis langeb ära ka tegelikult ostuvõime, aga mitte ainult inimestel, kes poest vorst ei saa, vaid ostuvõime ka tehastel ja vabrikutel, kes midagigi toodavad. Ma ei hakka juba rääkima Vene nendest Lada autodest ja sellest, aga sinna jooksevad kõik see, mis toodetakse ja muidugi, mis on venelaste jaoks ikkagi eraldi, omaette siuke valus teema on see, et inflatsioon sööb ära ka tootmisvõimsused, need, mis toodavad sõjalisi asju, tanke, suurtükke, automaatpüsse, ükskõik mida. Et kõige põhilugu on see, et ka sõjalistööstuslik kompleks, mis näiteks Hitleri ajal oli see, mis hoidis Saksamaad käigus kuni 43-44 aastani, siis kui Albert Speer oli relvatööstuse see tegelane. See oli see, mis hoidis Hitlerit käigus. Et see Hitlerit käigus hoidev tootmisharu hakkab põhja käima nüüd ka Venemaal. Siin on muidugi olemas ka teatav propagandamoment, eks ole, ega Putin ju ei taha näidata, et temal on kõik halvasti, ta ütleb ka sanktsioonide peale, et mis kööki-mööki see ja oma tähtsust ja nii edasi. Nüüd on siis niimoodi, et üks trikk, mille Putin andis korralduse ja see tehti ära, on see, et mis juhtub panga intressiga. Intress on see, kui kallilt saab kätte rahasid, tavaline inimene muidugi, aga põhimõtteliselt see sama tootmine. Nii et puht sümboolsel põhjusel on Putin andnud korralduse, et panga intress peab langema, ehk seda annab siis ajalehes tõlgendada, et rubla on nagu kõvemaks läinud. Aga see tema langemine, see kursi langemine ja nii edasi, kui see langis 0,5%. Kui Ameerikas, eks ole, föderaalreserv langetab 0,5%, siis Ameerikas hakkavad juba igasugused asjad juhtuma, miski läheb üles, miski läheb alla ja nii edasi. Sellepärast see on see kõik siuke peenhäälestamine. Aga ütleme nihukesel suurel, sellisel kolakal ja persse käival majandusel, nagu on Venemaa,
see 0,5% ei mõjuta mitte midagi. 0,5%, isegi 0,5% on tähtis. Ameerikas 0,5% on sama hea kui mitte midagi. Aga siin antud juhul on tõenäoliselt tegemist ikkagi äärmiselt suures osas ka propagandistliku trikiga. Et nüüd näidata, kuidas tegelikult Vene majandus on ikka siuke normaalne, korralik ja nii edasi. Ma lihtsalt tuletan veel kord meelde, et intressiprotsent tegelikult tähendab seda, kui kallis ja kui kättesaadav on valuuta, mis riigis olemas on. Ja sa lased 0,5% alla, valuuta läheb odavamaks, laenata saab odavamalt ja nii edasi. Aga kogu selle suure jama juures, mis me seal eespool rääkisime seos nafta kõige sellega, see 0,5%, tegelikult ei muuda midagi. Nii et sellised lood on meil siin. Ja kui me Ameerikast räägime, see on jällegi siuke, Trump on ühe pulli asja ära õppinud. Ta oskab rääkida ajakirjanikega asjadest, mis on absoluutselt ebaolulised, aga mis ajakirjanikele peale lähevad. Ma võiksin öelda nüüd niimoodi, et tähendab Trumpi need pressikonverentsid ja nii edasi on kahel tasemel. Üks tase on see, millest ta tegelikult peaaegu mitte midagi ei räägi. Ta ei räägi Ameerika, Ukraina sõjalis- ja majanduslikest suhetest. Mitte sõnagi. Aga, nagu vaikselt on välja tulnud ja ta tegelikult ka ei salda ja seita, Trump räägib Zelenskiga keskelt läbi 2 korda nädalas. Kusjuures ilma omavahel isegi ilma ütlemata, et me nüüd kolmapäeval helistame või me siis hakkame arutama ja nii edasi. Ja kõige pulslugu on see, et ta räägib Zelenskiga ilma igasuguse ettevalmistuseta ja nad räägivad 1-2 tegelikest asjadest. Lihtsalt juhuslikult ujus pinnale see asi, et viimane kord, kui Trumpil tuli mingisugune idee pähe, et kuidas Ukrainat aidata, ta helistas Zelenskile siis, kui Zelenski sõi. Ta helistas tähendab lõunasöögi keskele. Ja ütles põhimõtteliselt, kuule, sa pärast sööd edasi, et davai, räägime, et mul on see, mis mõte sul siin seoses sellega on? On pool asja. Me ju mäletame väga hästi, kuidas Trump ja J.D. Vance sõimasid läbi Zelenski sellepärast, et ta ei olnud vajalikul kombel riides ja nii. Aga nüüd on niisugused asjad, et Zelenski helistab Trumpile siis, kui talle mingi mõte pähe tuleb. Mis tähendab tegelikult seda, et nende vahelised suhted on läinud nii heaks, et selle taga mingisugust suurt diplomaatiat enam ei pruugi olla. Ja võib-olla kõige tähtsam lugu siin ongi see, et enam vähem sellest kokku lepitud või isegi nad ei pidanud selle teemal läbirääkimisi. Trump saadab oma hävitaja lennukid Hollandisse ja Belgiasse, kus juures veel lisaga, et teie tehke seal hollandlased nende lennukitega, mida te tahate. Mis tegelikult tähendab siis tegelikult seda, et hollandlastele öeldi ja nüüd annate need lennukid siis sinna Zelenskile ära ja Zelenski hakkab pommita, tähendab sinna, kuhu ta tahab ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega tähendab, nüüd on juhtunud see, muide ka pärast Stubi visiiti ja Stubi läbirääkimisi, et Ameerika on sisuliselt otsustanud aidata Ukrainat täpselt nii palju, kui sellel vaja on ja käigu see Putin korra saba alla. See on nüüd see, mis on siis vahepeal nüüd muutunud ja juhtunud. Igor, sellest jutust õhkõrnalt, kummaliselt, võib-olla tõepoolest läbi mu fantaasia kumab, et kui vanal hallil ajal ja võimalik, et ka praegu teatud piirides on maailm jagatud põhja ja lõuna poolkeraks, siis hetkel toimub jagamine ida ja lääne poolkeraks ja kisma käib siinpool Urali mägesid Venemaa Euroopa osa ümber, mis sellest saab, aga piir
tõenäoliselt kipub sinna, no siiapoole Siberit ikka. Noh, jõle raske on praegu öelda, tähendab, kõige parem variant oleks see, et kui me oskaksime öelda, mis saab Venemaast tulevikus. Ma arvan, et me ei saa seda praegu öelda, sellepärast. Kui ta kolib Siberisse? On täiesti võimalik variant, jah. See on üks võimalik kahtlemata variante, aga tegelikult see on see, mis on Venemaale nagu võib-olla kõige sensitiivsem, on tegelikult see, mida omal ajal Jeltsini ajal räägiti. Et Venemaa peab ära lagunema uuesti nendeks tükkideks, millest ta kokku pandi. Meil on olemas, eks ole, Moskoovia, meil on olemas Kubaan ja Kubaani kasakad, meil on olemas, noh, ütleme see Baltikumi osa või see Põhi-Vologda ja kogu see kant. Noh, täiesti omaette riik oleks Siberis, oleks Jakuutia ja nii edasi, et see jaotus oleks ka tegelikult normaalne ja võib-olla olekski normaalne. Sest tegelikult, kui me praegu mõtleme selle peale, mis meil toimub siin samas piiride taga, Pihkva, Novgorod ja nii edasi, mis on olnud ju kogu aeg omaette asi. Pihkva ja Novgorod muide olid ju tegelikult ka vabariigid, tähendab demokraatlikud vabariigid, mis ei puutunud Moskooviasse tegelikult mitte kuidagi. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et kuidas elasid siin Hansa linnad, ühesõnaga Tallinn ja Pärnu ja kõik, siis Hansa linnad olid ju ka Novgorod ja Pihkva ja ma olen seda muide mitu korda ka vene üliõpilaste käest küsinud, et kuulsad on Berestjanõje ehk need kasetohule kirjutatud kroonikad, mis puudutas see. Ja siis ma küsisin, et aga et mis keeles need Pihkva kroonikad ja Novgorodi kroonikad kirjutatud on. No eks ole, loogiline vastus on, et vene keeles tutkid, need olid kirjutatud saksa keeles. Sellepärast Novgorodi vene kaupmehed ja Pihkva kaupmehed ajasid oma asju saksa keeles. Ja nad käisid ju siin Tallinnas ja Tallinna omad käisid Pihkvas, millest muide on Indrek Hargla mitmed oma detektiivlugudes. Sellepärast, et see oligi teine kultuur ja teine valdkond ja nii edasi. Nii et kui see vajuks nüüd seda pidi tagasi, siis minu arvates on see täiesti loomulik areng. Aga see nüüd viib meid hoopis teise teema juurde, millest me oleme siin juba paar saadet tagasi rääkinud, et kui kaua aega riigid üldse veel edaspidi tulevikus püsivad ja kuhu kohta nad lähevad ja nii edasi. Nii et see on omaette selline teema, aga jätaks praegu selle sinna, tähendab mul on üks lugu rääkida, tähendab tõsine ja mitte tõsine, tähendab see oli nüüd Ukraina üks telemees, rääkis sellise loo, et see iseloomustab mingil määral olukorda Venemaal ja nii edasi, on see, et metsas oli niimoodi, et jänesed töötasid karudena ja karud töötasid jänestena ja ei üks ega teine ei olnud oma eluga rahul ja nad kaebasid siis metsa juhatusse, et see on selline vale olukord ja siis juhatus saatis kohale siis komisjoni ja komisjon koosnes lõvidest. Ja lõvid ütlesid, et see, nagu praegu seis on, et see kõik on õige ja nii ta peab jääma. Sellepärast, et lõvidena töötasid eeslid. Ikka juhtub. Ikka juhtub. No võt, see on muide siis ühe Ukraina analüütiku, tähendab see võrdlus, mida ta kasutas. Ja see tegelikult viib meid ühe oma Eesti probleemi juurde, on nimelt see, et ega sa ometi ei taha võtta nüüd lolluse piirkoordumist. Ja. Vot asi on selles, et tähendab, meil on rohelised ja suusud ja kõik iganes, kes me siin käinud on ja nii edasi. Mul on selline tunne, et me ei anna endale aru mõnes asjas. Tähendab, esiteks meil on olemas piisavalt palju rohelisi, kes räägivad sellest, et meil raiutakse metsa liiga palju. Ka sellest me oleme siin saates rääkinud, et see tegelikult ei vasta tõele, et Eesti metsadega on olukord okei. Lihtsalt siin on olemas terve rida kõikvõimalikke põhjusi, mis on seotud sellega, et need raielangid, kus tõepoolest ka tööstuslikku raiumist ikkagi juhtub ja see, et need raielangid
asuvad teede ääres. Ja kui me sõidame, siis me sageli näeme, kuidas ongi, noh eriti kui sa hakkad Rakveres sinna alla Pihkva poole sõitma, Simuna ja vot see kant. Ja seal on tõepoolest sellised kohad, et seal on suhteliselt pikk maa, kus on näha, et ongi maha raiutud. Sa oled suur langevarjuga hüppaja. Just. Mina olen näinud ülevalt, sõitsin lennukiga, milles oli, mille kõrval. Ja. Vana nõukaaegne Zaporožets oli ikka suur ja lai kohe tundus. No igal juhul kõssi tõmbunult ja nägin mina all metsatukkasid, muidu ümargused, aga sisse oli raiutud kandiline tühi ala. Just nagu, et väljapoolt näha ei oleks. No see on ka muidugi üks võimalik asi, tähendab, mis pärast nii ja kuidas raiutakse, seda ma nüüd nii väga ei tea. Aga noh, ma siiski suhtlen metsainimestega ja sealhulgas seal Jõgeva kandis ja kus iganes. No ühesõnaga, see on niisugune omaette ooper. Aga teine asi on nüüd selles, et tähendab, tahame me seda või mitte. Aga meil on nüüd kõikvõimalikke metselajaid palju. Põdrad, värgid, no hea küll, ma ei tea, sa vist eriti palju maaeluga või metsaeluga kokku ei puutu. Aga ma võin sulle öelda, et meil Muhus, mis on seal, on üldiselt ikkagi küsimus metssigadega ikka väga tõsine. No me ehitasime oma sellele maatükikesele seal võred ümber ja mis iganes, aga tegelikult ikkagi metssigu on palju ja käiakse neid laskmus ja nii edasi ja ikkagi neid vähemaks ei jää ja lõppkokkuvõttes me unustame, et metssead on meile toonud ka seakatku, mis meil ju nüüd tegelikult olemas on. Võib-olla üks väga hea näide on see, et metssigu tohib lasta 20 000, sa mõtle, kui suurest numbrist meil jutt on. Aga omaette elamus on see, et meil on metsas 1400 karu, kusjuures need on need karud, mis tulevad inimesele kallale. Ja nende piiramist ei luba, jällegi on olemas selline asi nagu MTÜ suurte kiskjate kaitse MTÜ või mis asi. Ja nemad on need, kes nüüd selle laskmise ära keelavad. Kui me räägime 1400 karu, siis nõukogude ajal, kus üldiselt väga hoolega hoiti, et liiga palju loomi ära ei kaoks, sest Nõukogude Liidu ajal oli see looduskaitse ikka ülioluline. Nõukogude ajal oli Eestis 700 karu, tähendab nüüd on 1400, meil on täna karusid 2 korda rohkem, kui oli Nõukogude ajal, millest me siis järeldame, et olukord ikkagi väga hull ju hull olla ei saa. Samas ja? Ei ole mina näinud meedias suurt pealkirja karu murdis maha vanatädi Maali. Miks ei ole? Sa ei loe lehti? Ma ei tea, ei ole ette sattunud. Tegelikult see on, üldiselt on teada, et nende karudega 1400-ga on probleem siiski selles, et need on veel pealegi need karud, mis ründavad inimesi. No ja vot sellepärast ma ütlengi. Ja, või nii ongi. Karusid palju, laipa ei ole. Okei. Metssigadega, omaette teema on muide ju veel hundid. Ja huntidega, nendest on nagu natuke kahju, aga teisest küljest nagu väga ei ole. Hundid murravad koeri. Eriti hull lugu on nende koertega, kes on keti otsas. Tähendab kuudi juures elavad ja need koerad ei pääse ju minema ja hundid lihtsalt tulevad ja teevad selle 1-0 ära. Ja see on täiesti reaalne. No koer on hundi suhtes reetur. Jah, muidugi. Miks ei ole? Üks omaette probleem, mis on olnud näiteks metssigadega, on olnud see, et üldiselt öeldakse, et emiseid ei tohi lasta. Eks ole väiksed loomakesed ja värgid ja nii edasi. Aga ega selle metsa emisega on ka omaette probleem. Ta pole mitte ainult sünnitusaparaat või sünnitusmasin.
ta on ka tegelikult ütleme sellise tarkuse ja kogemuse kandja. Sest emis on see, kes annab väikestele põrsastele teada, kus kohas ja kuhu peab minema. Ja kui emis teab, et seal on põld ja seal on tavaliselt kartulid ja nii edasi, siis ta läheb ise sinna, aga ta toob ka need põrssad sinna järele. Ja kui emis ükskord läheb pensionile või sureb vanaduse kätte ära, siis tegelikult on nüüd need noored, kes teavad, et täpselt sinna samma tuleb minna. No sellest saab jagu sellest natukene sellega, et kartulipõld hakatakse tegema teistes kohtades. No ühesõnaga sa nihutad ta ära kuskile, aga kui sa vähe nihutad, see ei muuda asja, emis leiab ka selle üles, aga no ütleme kilomeeter, kas sinna kuskile taha nii edasi, siis on lootus, et emis seda üles ei leia. Ja no mis ma oskan selle peale öelda, seda on öelnud mul üks tuttav metsamees, siuke noorepoolne kunagi minu isa üliõpilane ja nii edasi, et noh, ta elas siin samas Keilas ja tahab tegelikult metsa ära minna elama, noh, kuna ta on metsamees ja tahab metsameheks hakata RMK-s ja mida iganes, et praegu on olukord selline, et kui ma tahan metsa kuskile endale maja ja sauna ehitada, et siis ma pean 3 karu eest välja viskama, sellepärast ruumi ei ole, et nemad on ees. No võt see on siis nüüd ütleme see lugu, mida me peaksime meeles pidama, tähendab, et mis asjad me siin kõik metsa ümber ja asjades toimuvad. Nii et see mure ka nüüd siis veel. Seoses väljaviskamise kõige sellega tegelikult ma tahtsin veel paarist asjast rääkida. Tähendab, noh, EKRE on sellest rääkinud, eks räägime siis meiegi, on tegelikult ikkagi see, et probleem on selles, et Rail Balticu ehitamine käib edasi, tuuliku ehitamine käib edasi, mingites kohtades Saaremaa sild pandi kinni. Et üks asi, kui me tahame loodusest rääkida ja niimoodi, siis me peame arvestama, et me peame mingisugused suurprojektid, mis meil esimesel pilgul väga toredad tunduvad, me peame nad lihtsalt elementaarselt kinni panema. Sellepärast, et no me peame rehkendama, mida nad põhjustavad. No täpselt. Tähendab, esimene moment, lähme uuesti Rail Balticu juurde tagasi, tähendab, mismoodi ta pidi olema, see pidi olema suur elektrifitseeritud kahesuunaline tee, mis viib meid põhimõtteliselt, noh, kui paremat ei ole, siis Varssavisse, aga üldiselt edaspidi Berliini. Nüüd me oleme siis tegelikult teada saanud, et ta viib paremal juhul Häädemeestesse. Ta on ühe rööpapaariga ja noh, ja ongi siis nagu enam-vähem kõik. Sellepärast võttes sa rääkisid sellest langevarju asjast ja nii edasi. Kui langevarjuga alla hüpata Rapla koha peal, siis ülevalt alla vaadates on tegelikult ikkagi näha, tähendab, kui suurt kahju see kõik tegelikult tekitab. Me rääkisime praegu metsast, et me sõidame eks ole autoga ja siis me näeme siit ja nii edasi. Selle peale ma ütlen, tere tulemast Kuusikule, tähendab langevarju klubisse, hüppake ülevalt alla ja siis te näete, mida tegelikult tähendab mitte ainult see Kuusiku maha raiumine, mis hea küll olgu temaga nagu ta on, aga mida tähendab selle raudteerööpapaari ehitamine ja tegemine, mis tegelikult tekitab ju sellise olukorra, kus egas ta ei ole ju nii, et sealt nüüd üks rööbast läheb. No, see on, sa võtad ju 50 kuni 100 meetrit kahele poole. 150 meetrit kahele poole planguni või noh, selle traataiani. Ja. Ei kellegi maa. Ja, aga see ei kellegi maa on tegelikult ikkagi kellegi maa. Ja see on tegelikult midagi sellist. Võtame, eks ole, kuidas see loodust mõjutab ja nii edasi, eks ole. No, oled ju Tartusse Pärnusse sõitnud autoga, eks ju? Küll. Järelikult oled sa näinud, mida kujutavad endast need sillad. Jah. Nii, hea küll. Kui sa oled küll sõitnud ja mina olen ka küll sõitnud, siis selle aja peale oleks pidanud ju tekkima vähemalt 1 või 2 korda, kus me näeme, kuidas loomad sealt üle lähevad.
unusta ära, sellest kirjutati isegi meie meedias, et esimene elukas 3 aasta jooksul. Ja see ka, ma ei tea, ta vist ikka läks päriselt üle, mitte ei pööranud tagasi. Oli ta täie mõistuse juures? No võib-olla seeni söönud. No vot, seal nüüd on siis see asi. Muide, me võime selle teema juurde tagasi tulla, aga see lihtsalt turgatas mulle pähe. Tähendab, Putinil on ju siuke värk, et ta võtab sõjaväkke vange. Inimesed saavad siis vangist vabaks, makstakse vist isegi peale natukene ja siis nad lähevad sinna sõdima. Kuu aega tagasi olevat nüüd juhtunud. See on nii ilus lugu, et ma kipun arvama, et see ei vasta tõele. Aga jällegi soliidsest kohast, soliidsest allikast võetakse siis, nüüd on siis ka hullumajast hakatud inimesi võtma. No sellest kirjutati meie meedias ka vaata, et 20 aastat tagasi, kuidas meie kaitsevägi avas väravad ka mitte just kõige helgematele peadele ja peaasi, et sa ei ole agressiivne. Võt see viimane punkt langes Jeltsini puhul või Putini puhul langes ära. Tähendab, oligi ikkagi agressiivne. Ja neid oli seal mitu. Ja kui seal... Neile ei saa ju käsku anda. Ta saab küll. Aga nüüd on küsimus, kes neile käsu annab. Seal ühesõnaga oli siis niimoodi, üks nendest vendadest oli siis nii palju mõistusele tulnud, et sai Kalašnikovi automaadi ja siis tõmbas siis terve rea kaashullusid maha. Palju või vähe või see. Ja kui siis hakati, tähendab, eks ole, võeti kinni ja miks ta seda tegi ja nii edasi, see hull siis teatas, et tema on tegelikult Osventsemi vangilaagri ülem. Ja ta pidi, tal on väga nendest inimesed kahju, kes ta maha laskis, aga kuna ta oli saanud otse käsu Hitlerilt, siis oli ta sunnitud seda käsku täitma. Nii et kui sa ütled, et käsku ei ole, on hulle, kellele käsu annab Hitler. Ja peab kuulma hääli, kas või telefonist, aga... See on nii äge lugu, et ma parema meelega usuksin, et see on fantaasia. Aga jällegi, eks ole, siin mingisugused, need allikad ja kõik see, mis tulevad, mine tea, järsku ongi nii. Aga see oli nüüd sellepärast, et me hakkasime rääkima loomast, kes läks seljast üle. Tähendab, ma arvan, et nüüd vist on see aeg kuskil kätte jõudnud, kus me peaksime aru saama, et üle silla need loomad ei lähe. No võib-olla mõned väiksemad. Aga põder sinna nüüd küll poosetama ei lähe. No tõenäoliselt jah, mitte. Muide, üks asi, millest me omal ajal, kui me selle Rail Balticu vastu sõdisime, siis tookord siis ka Mart Helme oli, meil oli siuke Ivar Raig, meil oli siuke ühendus, mille nimi oli Vaba Euroopa. Ja me siis nagu sõdisime mingil määral selle Euroopa Liidu asjade vastu. Aga ühesõnaga, et kui sa vaatad kõiki neid asju, eks ole, mis siin niimoodi sünnivad ja nii edasi, siis kõige hullem lugu on ju tegelikult see, et see sama Rail Baltic, mis meile siis tol hetkel nagu ei sobinud ja nii edasi, et see tegelikult lõhub ära ka sotsiaalse struktuuri. No hea küll, kui põder ei tule üle selle silla või nii edasi, võib-olla kurat selle põdraga seda enam, et neid palju on. Aga see lõhub ära ju ka sotsiaalse struktuuri, tähendab, kui ütleme reede õhtul või laupäeval, eks ole, ma läksin naabri mehe juurde kartulit sööma ja viina võtma või midagi, ma ei saa ju enam minna. Sellepärast, et selle põdrasillaga või nii edasi, see ei ole rajatud mitte sinna, kus inimesed peaksid olema, vaid see, kus eeldati, et on olemas loomad. Ma üldiselt eeldan ka seda, et tegelikult enne kui seda silda päriselt ehitama hakati, siis vaadati nagu järele, kus kohas on siis need loomarajad, mille puhul pannakse ju see liiklusmärki üles, ütleme seal põdrapildiga või nii edasi, et sinna tehakse. Aga nähtavasti jäeti ikkagi kogu selle Rail Baltica ja kogu selle asja juures unustati ära see, et ega loomal on mingisugune oma arusaam, kust minna. Ja seal võib olla isegi ainult mitte see, et kust minna, aga ma täitsa kujutan ette, et näiteks põdrale või karule või nii edasi
tundub kogu see betoonkonstruktsioon kuidagi imelik ole. Aga ta ei näe, kuhu see läheb. Ja. See läheb taevasse ja no, sinna tal ei ole asja. Sinna tal ei ole asja. Siis noh, ma ei tea, seal on, eks ole, seal on ju mingisugused siukesed noh, külgseinad või mingisugune värk. Jah, sul on õigus. Tähendab, et see on, ühesõnaga, see on jällegi üks meie asi, mis jäi nagu lõpuni läbi mõtlemata ja noh, seal ta siis on. No ei saa kurat Brüsseli käsku põdrale selgeks teha. No ei ole võimalik. Muide, sellega ma tuletan meelde meie inimestele, et see oli esimene kord, kus võt see loomade värk oli kuidagi põhimõtteliselt selline, mis tegelikult seostas meid selle Brüsseliga ja sundis Brüsseli suhtes ettevaatusele. Ma ütleksin nii, et see võis olla kuskil aastal 97-98. Tol ajal oli üldse siuke kord, et Eesti läks igasugustesse ühingutesse ja asutustesse, kuhu vähegi minna andis. Põhjus oli arusaadav. Kui venelased tulevad meile kallale, siis kõik need organisatsioonid, kus me liikmed oleme, tulevad meile appi või hakkavad protestima ja nii edasi. Me astusime igale poole, ülemaailmses maleliitu ja margikogujate assotsiatsiooni ja tikutopsi kogujate assotsiatsiooni, kuhu iganes, me olime igal pool liikmed. Ja siis keegi märkas, et võtta Euroopa Liit, lähme sinna ka. Me ei teagi, mis asi see on, aga me lähme sinna. Nii, ja noh, kirjutasime siis vastavad avaldused ja kõik see läks ja noh, ja keegi tegelikult, see 96-97 aastal, sa võisid Eesti poliitiku, kõik käest küsida, mis asi on Euroopa Liit 90-st, keegi ei teadnudki, mis asi see on. Aga kuna see on Euroopa ja kuna see on liit, läksime. See oli Lennart Meri. Ja see oli tema rida ja teised see, aga no ütleme, Meri teadis, aga no sa võid minna näiteks Tartu või Tallinna linnapea juurde, tema ei teadnud. Sest kusjuures, eks ole, Euroopa Nõukogu, Euroopa Liit, parlamentaarne assamblee, Euroopa, see kõik oli nii segane ja noh, ükskõik, noh, olime, siis olime ja kirjutasime avalduse ja sinna läks. Ja ma mäletan, et esimene kord, kus me hakkasime nagu selle asja üle kergelt järgi mõtlema, et mida see asi endast kujutab ja mida see tähendab. Ja ma mäletan, et see ilmus veel, oli suur artikkel ajalehes Äripäev, kus esimest korda jooksis läbi teade selle kohta, et vastavalt Euroopa Liidu mingitele määrustele, direktiividele, millega iganes, pandi piir peale või kvoot pandi peale hundijahile, et hunte on vaja tähendab kvoot peale, hunte on vaja lasta sellises koguses, mis oli väga väike ja mitte üle selle, kus juures see kvoot, mis meile pandi ja mis meile lubati lasta, oli katastroofiliselt väike. Ja samas me ju teame väga hästi, et mida hunt Eestile teeb, me juba rääkisime sellest praegu juba nendest kordadest, aga ega siis hunte siis tol ajal ju vähe ei olnud. Ja kui ma mõtlen selle peale, mis olid hundi probleemid, olid eriti Saaremaal, Hiiumaal, kuhu need hundid olid liikunud ja nii edasi. Ja nüüd palun väga ajalehest seal omes, ei tohi lasta. No mis sa teed taga? Kus juures see suhe hundisse, ärme unustame ära, et pull on ju veel selles, et hunt on ju meie rahvusloom, eks ole, ja millest ma muide väga hästi aru ei saa. Kus kohast meil see hundi armastus järsku on tulnud? Võib-olla Tšetšeeniast neil oli lipu peal hunt, aga enam ei ole. No väga õige. Sellepärast, et ega meil on ta ju ka niimoodi tähendab, et me ei saa eitada, et no meie folklooris on hundil mingisugune sümpaatne moment ole. Samas võib-olla see oli kuidagi pidi tänutäheks Tšohhar Dudajevile. Ja just, oota sa ja ainult Parklai hotelli peal on mälestustahvel. Ja küll aitab. Nüüd edasi, noh näiteks võib-olla kõige kõvem hundivärk ja nii edasi on ju, no esiteks on muidu Kreutzwaldi muinasjuttudes jookseb see hunt läbi. Aga võib-olla see kõige olulisem hundi moment, kus hunt on põhimõtteliselt positiivne,
on Kitzbergi libauudis. Sellepärast seal, eks ole, see Tiina ju ütleb, et hunt on vaba ja ta on siuke teistsugune ja no Tiina peab õigustava kõne, aga see ei tee hunti veel positiivseks. Võib-olla koputab südametunnistuse peale, see on kõik. Või väga populaarne oli ju Nupagadi zajets. Kuule, mul läks meelest ära. Kusjuures me peame möönma, et see Nupagadi see hunt on tegelikult äärmiselt sümpaatne. Papanov teeb seda häält ja siis see jumal, kuidas ta ja tegelikult kui nii mõtlema hakata folkloorselt, siis siin on ju see teema, et jänes on siuke nii nagu ta on, sellepärast tema ikka tahab hundid igavesti kogu aeg käru keerata, küll kukuvad igasugused asjad talle pähe ja kõik asjad ja nii edasi. Ja objektiivselt võttes on hunt tegelikult muidugi oluliselt sümpaatsem kui see. Ma kardan, et praegu lihtsalt paljud inimesed pole seda filmi näinud ja nad ei oska siis selles mõttes seda hunti hinnata. Okei. Aga nüüd siis, ühesõnaga nüüd me siis oleme jõudnud uuesti ringiga siia, aga me tuleme ilmselt järgmistes saadetes ka, et kus ikkagi see meie suhe loodusesse ja nii edasi on ikkagi natukene imelik, arusaamatu ja teataval määral me oleme, ma ütleksin niimoodi, me oleme looduse lasknud käest ära. Tähendab see, et me kaitseme ühte, teist, kolmandat ja neljandat seal looma või seda taimeriigi nii edasi. Reaalne tulemus on see, et tegelikult normaalne metsa olukord hakkab nagu käima pinda ja käima üle normaalsuse. Sest muide üks asi veel, ma ei mäleta, kas Jaak Jõerüüt oli see, kes sellest kirjutas või kes, et tähendab, et Tallinn on selles mõttes või Eesti on väga omapärane, et tähendab siit sa tuled sisse, sa näed suurt ja toredat linna, see on Tallinn, sõidad natuke edasi ja sellele Tallinnale järgneb tühi maa. Et enam edasi nagu õieti midagi ei ole. Kui palju, ütleme need suured maanteed veel, aga kui ütleme sõita sellest samast Pärnust Viljandisse näiteks seal kandis või seal, ega seal on 10 kilomeetrit ei ole mitte ühtegi inimest seal. Ja seal ei ole ka mitte ühtegi kultiveeritud ala. Seal ei ole sul ei telefonitraate või neid elektritraate, seal ei ole mingisuguseid. Inimese märkamisega Eestis vabas looduses on tükk tööd. On tükk tööd ja võt siit nüüd tekib jällegi, me tuleme selle vana teema juurde tagasi, et mingisugune kultiveerimine või see võib Eestis toimuda ja tõenäoliselt ka toimubki ilma, et see otseselt tekitaks kahju, juhul kui meil ei ole tegemist Rail Balticu suuruste või ütleme nende elektrituulikute laadsete konstruktsioonidega. No tegelikult mingid asjad, kus oleks ääre pealt läinud halvasti, on siiski suudetud nagu ära hoida vähemalt esialgu. Võib-olla üks kõige hullemaid asju, mis praegu oli Repakil mingil ajal, oli see kuulus Saaremaa sillalugu. Et ehitada mandrilt sild üle Lõuna-Muhu Saaremaale ja viia siis kogu see liiklus silla peale kuni siis välja Saaremaa süvasadamani. See oleks olnud ikkagi päris kole lugu. Väga mitmetel põhjust. Kas see süvasadam on tööle hakanud? See on ju nii totra koha peal, et aga vaata, see on ka omaette loodusõnnetus, et ta sinna kükitati. Aga kas sa üldse tead, miks ta sinna tehti? Küllap oli raha selleks ja olid planeeritud suured laevad, muudkui üks tuleb, teine läheb. Aga siis see sõita ei saa ju, tuuled värgi. Ja see oli üks asi. Tegelikult see idee oli niisugune, et ühesõnaga panna korralikult liikuma Narvast, eks ole, siis sealt alt Paide juurest ja nii edasi üle Lihula rekkad sõitma.
niimoodi, et rekkad sõidavad siis Narvast, ütleme, süvasadamasse või tegelikult siis, kui suhted venelastega veel okeid olid, siis selles mõttes, et hakkavad sõitma kõik rekkad, kes on ühesõnaga loode Venemaalt ja võib-olla isegi kuni sinna Vorkuta ja Astrahanini sinna tagasi või see Arvangelskini sinna tagasi. Et tekib võidukoht ja esialgu tundus, et ta võib-olla tekibki, et selle asemel, et laev hakkab sõitma sealt samast Ust-Luugast või Peterburist, tähendab, sõidab sealt ringiga Haapsalu juurest, tähendab seal ja nii edasi, et siis kõik need kulud, kütusekulud ja nii edasi, need saaks kokku hoida, kui laeva asemel ja laeva saastamise asemel tekiks rekka. Ja siis oleks, tundus, et see siis nagu oleks see mõte. Ja vastupidi, rekkad sõidavad ka tagasi, tähendab, kaubalaevad ei pea tulema kaugemale kui Saaremaa süvasadamani ja siis siit diagonaalis läbi Eesti hakkaks värk käima. No see oli jällegi nii, et ühesõnaga praegu seda sisuliselt ei ole ja nüüd, kus meil Venemaaga on veel asjad üldse nii, et tõenäoliselt Venemaaga selliseid sõbralikke või normaalseid suhteid ei teki enam lähema tont teab kui aja jooksul, nii et see sadam on selles mõttes mõttetu. Ja mõttetu ka sellepärast, et seal on käinud küll laevad ja mitte väga palju, aga kruiisilaevad. Ja neid on seal 2-3 tükki aastas või nii edasi. Ma olen ise ükskord sõitnud sinna, et seda sadama kohta vaadata. Ja seal olid siis 2 sihukest või 3 sihukest iiri-inglise mingisugust sihukest turisti, kellel nähtavasti oli siis midagi, mõni pudel otsa saanud või milles asi. Ja nad tulid ja ma kuulsin, kui nad omavahel rääkisid, et huvitav, et kas siin ümberringi inimesi ka on. Et mida ja nii, kuhu. Ja lõpuks oli siis mingisugune eemal, oli mingisugune kohalik vend, mingi vana Moskvitšiga seal. Ütles neile midagi, $5 ja 5 nad nähtavasti siis sinna Kuressaarde ära. Kusjuures rahvakunstnik oli siuke, kes ei teadnud, et Euroopas dollareid ei ole. Nii et niisugune on see siis see, mis tase ja see, mis seal juhtus. Nii et see on jällegi üks siukene tegelikult ma vaatan, et meil veel natukene aega on. Ma räägin nagu ühe loo veel juurde. Nii et kuuled saad aru, et me praegu räägime inimese, looduse ja Eesti sellisest vahekorrast. Oli üks äge idee, oli Rein Kilgil. Ja tõesti siuke kihvt, et võtame maha männipuud ja üldse puud Pihkva oblastist sealt Petseri tagant, kui me oleme sealt sõitnud, me mäletame, seal on ju väga ilusad siukesed liivaseljandikud ja kõik see. Lutepää liivik ja looduskaitseala, kus Vene Föderatsioon täitis oma metsaistutamisplaani. Jah, just. Nii et seal ühesõnaga, et võtame siis nood ja siis parvetame nad, mis on väga hea variant. Mööda Velika ja jõge, siis Pihkva järvest, siis siia üles Tartusse. Tartust me paneme ta siis palgiveo nende vigurite peale, nende rekkate peale, palgiveod, nii nagu nad on. Ja Suure Jaanis ehitame sellise suure korraliku puidutöötlemistehase, kus me lööme nad laudadeks ja igasuguseks muudeks sellisteks profileeritud puitmaterjaliks, sealt edasi Pärnu ja Pärnust siis hops siis Rootsi, Soome ja nii edasi, kus juures läheb juba töödeldud puid. See on ka värk tegelikult ja kui sa isegi vaatad seda natukene kaardi peal, siis ta ei jäta võimatult muljet. Tegelikult nagu võiks. Siit alt, siit tuleb, siit see. Üks teema, mis pärast mina sellega üldse kokku puutusin ja lihtsalt Rein natuke küsis ja ma püüdsin teda aidata, oli see, et kuidas tekitada kauba tolliladu või tähendab tollimine, sellepärast puitmaterjal on selgelt tollialune kaup. Tol ajal oli, me räägime praegu 90. aastate keskel ja kuskil peab olema tollipunkt ja kuskil peavad olema praakerid.
kes löövad oma need haamriga selle K-tähe sinna peale, et see kõlbab, noh nii nagu puitu praagitakse. Mitte välja praagitakse, vaid praagitakse, mis tähendab väärtustatakse. Nii. Ja mida teha selle tolliga? Ja siis me mõtlesime välja sellise idee, mida rahvusvaheline õigus lubab, see on natuke keeruline küll, aga no ühesõnaga see on mingi asi tehtav. Ja kui mõlemad pooled saavad omavahel väga hästi läbi ja üks ei kavatse teisele sitta keerata ega midagi, vaid saavad hästi läbi nii nagu Pihkva venelased ja Eesti venelased omavahel hästi läbi said siin kõik, siis idee oli selles, et see parvitatakse see noh, ütleme Tartu juurde, ütleme Tartust natukene Peipsi poole ehitada spetsiaalne, tähendab see sadam, kust on siis ümberlaadimine ja kõik niisugust värgi. Seal oli muidugi veel üks väike konks küljes, et kui nüüd need palgid ja palgipraamid hakkavad sõitma väga intensiivselt, siis kaob Emajõe alamjooksult kaob ära reisilaevandus. Sellepärast, et arvestades, et Emajõgi on suhteliselt kitsas, kui ikkagi väga suur parv on, siis noh, seal on probleemid. Aga jällegi tehtav, Veeteede Ameti ja kellega iganes siin, jah, et saab nii ja paneme seal teised spetsiaalsed seal sõiduplaanid niimoodi, et see üks parvejurakas ei sõida muide väga kaua isegi, kuskil umbes 2 tundi. Sealt siis Praagalt, mis on siis see lõunavärk ja siis see. Ja siis ma siis vaatasin natukene seda asja, siis tegime niimoodi, et seda saaks vedada siis niimoodi, et see palgiparv sõidab siis kuni selle Tartu sadamani niimoodi, et ta ei tohi kuskil kinni pidada, pausi teha. Ta ei tohi sõita kuskile kalda äärde, ta peab sõitma keset seda ja nii edasi. Selles mõttes, et teda ei tollita. Ja tolli koht on siis sel hetkel, kui seda parve hakatakse veoauto peale laadima. See on siis esimene tolli koht ja tolli punkt on siis Tartu ida servas, seal siis vormistatakse dokumendid ja läheb ja nii edasi. Asi muide võttis aega, kusjuures huvitav oli see, et Eestiga nagu seda probleemi väga ei olnud, venelastega oli probleem. Sellepärast, et venelaste huvi ei olnud, või noh, venelastega. Venelastel oli siuke asi, mida eestlastel ei olnud. Venelastel oli selline asi nagu eksporttollid ehk väljaveotollid. Ja noh, väljaveo, see oli ka niisugune värk. Aga no selle me klaarisime ka selles mõttes ära, et eksporttoll võeti ära Pihkvas. Tingimusel, et noh, jällegi mingisuguseid selliseid täiendavaid peatusi ja parkimiskohti ja nii edasi ei teki. Ja sellest oleks saanud asi. Erinevalt sellest Saaremaa süvasadamast, sellest asjast oleks saanud asi. Ja Rein Kilk on ikkagi väga äge ärimees ja selline tubli läbirääkija, nagu see Trump endast räägib ja kõik. Ja kõik see kaubale ja Pihkva kubernerid vahetusid seal mitu korda. Saabusid, käisid siin Eestis rääkimas ja nii edasi, kusjuures muide, kui me räägime, et mingisugune küla või mingisugune asi on mingi erakonna kontrolli all, siis Pihkva kontrolli teostas kogu aeg, hääletati ja nii edasi, oli Žirinovski partei. Need olid kõik, Pihkva kubernerid olid kõik Žirinovski nii-öelda partei esindajad ja nii edasi, nii et kõik läks selles mõttes, läks väga toredasti. Nii, aga nüüd siis lihtsalt näide, et kus mõnikord hea idee võib takerduda looduse taha ja noh, nii see tegelikult läkski. Seal juhtus üks asi, mis oli võib-olla minu viga, oleks pidanud ka omal ajal Reinule seda ütlema, sest mina teadsin seda oma isa kaudu, kes oli ju metsamees, et need männid ja kogu see männipuistu, mis jääb siis sinna sealt raudteejaamast sinna allapoole Pihkva või Petseri kloostri juurde ja nii edasi, et see rõhuv osa sellest männipuistust, mis seal oli tegelikult töötlemiseks. Oota, ma lülitan välja, oota. Näete, nii, see oli siis ühesõnaga niimoodi, et
see puistu osa, see, mis seal sel hetkel eksisteeris, ei olnud kvaliteetne töötlemiseks. Kui sa nüüd oled, ma ei tea, kas sa oled kunagi sõitnud sealt Moskva poole üle Põlva ja Petseri või ei ole? No. Tallinlased üldiselt ei sõitnud, nemad sõitsid alati üle Peterburi. No ühesõnaga, oled, ei oled, aga tähendab, seal oli üks asi, mida isegi mina praegu mäletan, aga mis oli tegelikult teada, et sealsed männid on suures osas igerikud. Esiteks nad on lühikesed, tähendab, nad ei ole piisava kõrgusega, ja teiseks nad ei ole eriti sirged. Ja kolmandaks, neil olid väga selline spetsiifiline okste komplekt, et mitte tavaliselt, eks ole, see on mänd ja siis siin on oksad, aga seal olid oksad allpool, mis reaalselt tähendas seda, et nendest ei ole võimalik naljalt midagi teha. Tähendab, sealt sa ei saa kätte sirget lauda. Isegi kui kuskilt saad, on ta nii oksaline, et temast nagu ei saa väga palju asju enam teha. Ja ammugi ei saa temast teha vineeri. Sellepärast, eks ole, vineeri see teiste sõnadega tähendab seda, et vahepeal tekivad need vineerid, kus on augud sees oksa kohtadel ja kus ei ole ja nii edasi. Ja igal juhul, vineer ei saa olla, niisugune vineer peab olema ikka niisugune. Ja selle peale mõtleks niimoodi, et me olime tublid poisid ja mõtlesime paljude asjade peale ja nii edasi, aga selle peale ei tulnud, mis oli tegelikult palja silmaga näha. Iga ärimees võib öelda, et mul see asi läks vasta taevast ja see ei tulnud välja ja nii edasi, et jabur ja nii edasi. Rein Kilk on äärmiselt sümpaatne ja energiline ja tubli ärimees, on paljud asjad läinud, aga ka tema nähtavasti peaks praegu ütlema niimoodi, et enne kui tolli asju klaarida ja nii edasi, et enne seda oleks pidanud need männid üle vaatama. Oleks pidanud metsa kas sõitma või jalutama, et aru saada, et 3 aastat tööd selle asja ettevalmistamiseks ei tasu ennast ära. Okei, rääkisime igasugused siit, sealt ja nii edasi, tuletan meelde, et vaadake palun siis meie pangaarvet. Ole sa tänatud, Igor Gräzin, ja olge tänatud kõik, kes te toetate meie tegevust, meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.